Tšau, kallid kuutarokad, alates detsembris siis teeme uut moodi lugemisi, tuleb ainult 2 video kuus, esimene poolkuu ja teine poolkuu ja hakkan siis iganädalaselt tegema ainult peregrupile suhted armastus pikemat video. Nii et kui soovite näha iga nädal pikemat suhted armastusvideo, siis kindlasti liituge peregrupiga, kui mitte, siis näete minu videosid 2 korda kuus. Ja vaatame siis selles videos üle, mida detsembri esimene pool toob kõigile 12 tähtkujule. Tšau kõikidele jääradele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile detsembri esimeses pooles. Ja mis tuleb siin jääradele? Tuleb siit üks lisakaart ka niimoodi, oleksin võinud võib-olla seisma jätta käed, aga hea küll. Muideks lisakaart on ainuke kaart, mis tuli siis nägu õiget pidi ja lisakaardiks on siis jääradele karikate 7. Nüüd karikate 7 on kindlasti siuke suurte ootuste ja lootuste kaart, tähendab erinevaid võimalusi ja valikuid, aga samas see kaart on natukene hoiatav ka, et ta soovitab teha läbimõeldud mingi hoolikas valik, et mitte liigselt võib-olla kiirustada siin valiku tegemisega. Et ta natukene viitab siis justkui ka minevikule või mingile negatiivsele mineviku tsüklile ja see kaart nagu ütleb, et kui te liigselt kiirustate enda valiku tegemisel, siis te võite korrata enda mingit mineviku tsüklit, mis ei olnud siis võib-olla kõige positiivsem, sest tegelikult siin on 7 karikat, eks ju, aga osades karikates on mingid ussid ja draakonid ja tornid ja mingid siuksed natukene nagu negatiivsemad energiat. Et kindlasti olge siis enda valikute tegemisel tähelepanelik. Nüüd teise kaardina on jääral kohe väljas müntide baas. Hästi hea siuke nooruslik värske energia, kindlasti võib tähendada mingeid uusi mõtteid või ideid. See on väga hea siuke nagu rahakaart või materiaalselt siis võib-olla mingi uue asja alustamine, et mingi uus asi võib siin kellelegi hästi areneda. Ma ei tea, kas see on siis enda mingi firma asi, kas see on töö juures mingi palgatõus. Igal juhul hästi hea rahaenergia siin on, et võib see kaart tähendada ka mingist heast võimalusest nagu kinni haaramist. Et olge valmis siis järad, et võib siin detsembri esimeses pooles tulla mingi hea nagu pakkumine teie suunas. Et enamasti pakun, et see on rahaline, aga see võib olla ka mingis mõttes mingi romantiline pakkumine, sest baasid võivad olla siis nagu siuksed nooremapoolse austaja energiakaardid. Ja müntide baas on siis nooremapoolne siuke külluslik või viljakas või heal järjel olev austaja. Et võimalusi siin on siis tõesti mõlemalt poolt, et ka tööolukordades. Nüüd aga kolmanda kaardina tuleb siin jääradele välja anda karikate emand. Ja karikate emand on siis kõige spirituaalsem emanda kaart Taro pakis. Räägib see siis tingimusteta armastusest, see on hästi siuke spirituaalne ja empaatia võimeline energia, tähendab ka kindlasti tugevat nagu intuitsiooni, et kui see on teie enda energia, siis võib-olla see kaart soovitab teil nende otsuste või valikute tegemisel justkui usaldada rohkem iseennast. Et võib-olla ei peaks vaatama siin liigselt palju nagu teiste mingite nõuannete poole. See on naisenergia kaart, muidugi see on siuke 70, 30, 80, 20 võimalus, et tegemist on siin naisterahvaga. Et mõnikord võib ka nagu naisenergia kaart näidata nagu meesterahvast, kellel on siis pisut seda naisenergiat või kõikidel meestel natukene on, eks ju. Muidugi jah, ütleme niimoodi, et karikate emanda puhul, et see on nii naiselik nagu energia, et siin pigem ma kipun arvama, et see on nagu naisterahva energia, et kui te kedagi selles spirituaalenergias nagu ära ei tunne, siis võib see olla teie enda energia, mille te alles saavutate, aga on ka võimalus, et see on siuke mingi tulevane inimene, kes teie ellu alles tekib ja võib ka olla praegune mingi austaja, lähedane isik või lausa partner, aga tegemist peaks siis kindlasti olema hästi siukse hoolitseva ja hooliva ja võib-olla siis ka emotsionaalse inimese energiakaart. Selle järgi siis saate aru, kellega on tegu ja nüüd viimase kaardina sellest pakist on jääradele välja anda ka karikate 9 ja karikate 9 on seksuaalse emotsionaalse rahulolu kaart või see räägib võib-olla isegi nagu soovide täitumisest, et see on natuke siuke üleolev energia, et ma ei tea, kas te siin mingi unistus või mingi soov võib nagu täituda. Igal juhul on siin hästi palju siukest positiivset emotsiooni. Kindlasti muidugi karikatel käib ka ikkagi nagu see romantika kaasas, et teil on siin lugemises 3 karikat juba. Et kas siis tõesti on siin mingid väga head tulemused tulemas, mis
justkui panevad siis teid hästi palju nagu rõõmustama, aga natukene ka ikkagi hoiatan selle karikate 7 eest, et kui te liigselt kiirustate ja teete vale valiku, siis need emotsioonid võivad pöörduda nagu nukrateks emotsioonideks. Et igal juhul jah, energia ei ole halb, et ainuke negatiivse energiaga või siuke pooleldi negatiivse energiaga kaart on siin see karikate 7, et ülejäänud on nagu positiivsed kaardid, et pigem ma ootaksin jääradele ikkagi midagi positiivset. Ja vaatame lõpetuseks, mis on tulemas siin Kuutaro pakist. Ja Kuutaro pakist tuleb kaart, mis ütleb, et vaadake suuremat pilti, look at the bigger picture. Ja võib-olla siis ei tasu siin liigselt kinni olla mingites pisidetailides, et võib-olla kui te siin midagi üles ehitate selle müntide baasiga, eks ju, et siis võib-olla kõige tähtsam ei olegi need väiksed detailid, et ma ei tea, näiteks võib-olla te tahate hakata ka YouTube'i tegema, eks ju, et siis ei ole kõige tähtsam see võib-olla, et kuidas teil laua peal mingid asjad, väiksed detailid on sätitud, et põhiline on lihtsalt see, et te sellega hakkate tegelema ja küll siis tegemise käigus jõuate nagu seadistada neid asju ümber, et ei maksa karta ja pigem tasub tegutseda ning kõige rohkem tasub siis usaldada enda sisetunnet ja intuitsiooni. Jäärad, see oli siis teie detsembri esimese poole video, kui meeldis, visake pöidlanuppu ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele sõnnidele, kui tahate näha iganädalisi videosid, siis kindlasti liituge peregrupiga, toetage kanalit ja vaatame üle, mis on siin tulemas teile detsembri esimeses pooles. Ja mis tuleb siin sõnnile detsembri esimeses pooles? Mis tuleb sõnnile detsembri esimeses pooles? Algus muidugi ei tundu siin kõige parem, aga vaatame, võib-olla annab seda olukorda ümber pöörata. Esimese kaardina on siin sõnni jaoks väljas müntide 5 ja müntide 5 on siuke vaesustunde kaart, nagu ta võib tähendada mingeid petmisi, valesid, vargusi, see on hüljatustunde kaart või puudustunde kaart, eks ju, et raha asjades kindlasti tasub siin sõnnidel siis detsembri esimeses pooles ettevaatlik olla. Samas muidugi ta natukene on siuke nagu minevikule viitav energia, et väga võimalik, et minevikus siis saite petta või haiget, on ka tõenäosus, et võib-olla keegi üritab nagu minevikust tagasi tulla, kes teile haiget tegi, aga sellisel juhul iga mõistlik inimene saab aru, et selliseid inimesi ei tohiks enda ellu tagasi võtta, et kui juba nuga on selga löödud, siis on tõenäosus see, et seda tehakse uuesti ja tasub siin tõesti siis ettevaatlik olla. Teise kaardina muidugi on aga sõnnide jaoks väljas karikate kuningas. Ja karikate kuningas siis on kõige spirituaalsem kuningakaart Taro pakis, räägib ta siis kindlasti empaatiavõimest, intuitsioonist, spirituaalsusest. See on hästi avatud meelega siuke eluküps inimene, hindab olukordi kaine meele ja mõistusega. Tegemist on ilmselt emotsionaalse inimesega, samas inimene peaks oskama ka enda emotsioone väga hästi kontrollida. Nagu ma ütlen, meesenergia kaart, samas see on siuke 70-30, ma ei tea, 80-20, et see võib tegelikult olla siin ka naiste rahvas, eks ju, et 100% öelda ei saa. Kui te tunnete kellegi selles energias ära, siis see on ilmselt selle inimese energia, see võib olla mingi austaja, partner, lähedane isik. Kui te mitte kedagi selles kaardis ära ei tunne, siis on kaks võimalust, et kas te ise saavutate selle energia siin detsembri esimeses pooles või siis on mingi uus justkui spirituaalne isik tulemas detsembri esimeses pooles teie ellu. Ja tundub, et on siin nagu seda mehelikku energiat rohkem kui naiselikku energiat. Kuigi jah, karikate kuningas võib-olla on kõige rohkem naistega võib-olla siuke sarnastuv energia. Ja kolmanda kaardina on siin sõnni jaoks väljas narr. Ja narr on siis Taro paki kõige esimene kaart numbriga 0 ja narr tähendab alati siis mingeid uusi algusi, uusi võimalusi, uusi valikuid, võib-olla ka uusi inimesi, eks ju, et karikate kuningas on siin kõrval. Et ta on siuke kerge energiaga kaart, et ta räägib nagu vooluga kaasa minemisest ja mitte liigselt põdemisest. Et ei tasu siin liigselt palju nagu põdeda, eks ju. Samas narr natukene nagu hoiatab ka, et narr on natukene siuke hajameelne või tähelepanematu. Et see kaart ütlebki siis seda, et olge piisavalt tähelepanelik, et ei tee ise mingeid rumalaid või lolle vigu, mis hiljem võivad nagu kätte maksta. Aga kui te olete piisavalt nagu tähelepanelik, siis tõesti ei ole siin liigselt palju vaja midagi karta. Võib-olla ainult raha asjadel siin tasub silma peal hoida, eks ju, aga üldplaanis just kui narr ütleb, et te saate mingi uue vooluga minna siin detsembri alguses siis kaasa.
ja vaatame, mis siin lõpetuseks tuleb Sennile Kuutaro pakist. Mis on tulemas siin Kuutaro pakist Sennile? Mis on tulemas Sennile? Üks kaart lõpetuseks Sennile. Mis on tulemas Sennile? Detsembri esimene pool. Ja tundub, et Sennid ei taha siin kuukaarti ei võtta. Ühe ringi teeme veel. Kui ei tule, siis ei tule. Ja vaatame Sennide detsembri esimene pool Kuutaro pakist. Mis siit tuleb? Kas tõesti ei tulegi? Kas tõesti? Ja ahaa, okei, no nüüd ma ei teagi. Kas me jätamegi Sennidele võtmata, kui need siuksed pidurid siin on või? Okei, hea küll, teeme kolmanda ringi veel Sennidele. Mis on tulemas detsembri esimeses pooles Sennidele? Ja no nüüd päris kiiresti siit kaart lipsas välja. Ja surrender to the divine ehk siis alistuge kõrgematele jõududele. See võib-olla ei tähenda ka nagu otseselt seda, et te peate millegile nagu alistuma, vaid see kaart võib-olla nagu üritab teile öelda seda, et ei ole vaja siin nagu vägisi üritada midagi läbi suruda, et kõik peaks juhtuma omal õigel hetkel ja ajal ja universum mängib need asjad nii välja, et selle, mille te peate saavutama või see, mis peab teieni jõudma, see jõuab teieni ja see, mis ei pea, siis see lihtsalt ei pea ja ei tasu liigselt palju nagu üle muretseda ja tõesti siis nagu vägisi midagi läbi suruda. Sennid, see oli siis teie detsembri esimese poole video. Kui meeldis, visake ikka pöidlanuppu ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaksikutele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas detsembri esimeses pooles teile. Mis tuleb siin detsembri esimeses pooles kaksikutele? Mis on tulemas detsembri esimeses pooles kaksikutele? Ja vau, tundub, et kaksikud alustavad siin päris hästi. Esimese kaardina hüppas kohe nägu ülespidi lauale sauade kuus. Sauade kuus on siuke võidukuse ja uhkustunde kaart või võib tähendada isegi nagu tunnustust või lavavalgust. Et ma ei tea, millega te kaksikud siin tegelete, võite siin saada kuulsaks millegiga. Aga kindlasti peate nagu ise tegutsema ka, sellepärast et sauad on aktiivsed, loovad ja kirglikud, et olge siis aktiivne enda tegutsemistes, võib-olla kasutage ära enda loovust ja tehke midagi, mida te teete kirega ja see peaks teid viima siin mingi võidukuse või saavutuseni. Muidugi sauade kuus on siuke huvitav kaart ka, et sauade kuus võib tähendada siis justkui siukest konkurentsil ärapanekut. Et kui te hetkel kaksikud olete mingis olukorras, kus on siis mingi võitlemine või võistlemine, siis tundub, et siin detsembri esimeses pooles tulete sellest olukorrast välja nagu võitjana. Muidugi teise kaardina on kaksikutel kohe väljas siin maagikaart. Maagikaart tähendab nüüd justkui siis seda, et teis endis on olemas kõik selle jaoks, et te saaksite siin olla võidukas või edukas. Muidugi natukene maagikaardiga peab ettevaatlik olema, sest negatiivse poole pealt võib see tähendada, et keegi üritab teile justkui mingit halba energiat saata. Samas, kuna meil siin on ees see sauade kuus, siis ma arvan, et see neil läbi ei lähe. Või inimesed tegelikult väga ei oskagi neid saata, et pigem on see, et keegi soovib kellegile halba ja saata halba energiat ja siis tegelikult tõmbab selle endale nagu kaela. Et liigselt palju ei maksa muretseda ja maagikaart tegelikult, nagu ma ütlesin, ütleb, et teis endis on kõik olemas, et saavutada neid asju. Et maagikaardiga hästi tähtis on siis manifesteerida, tegutseda, suhelda ja kõige tähtsam on siis selle juures nii-öelda see usk. Usk iseendasse, enda võimalustesse ja enda võimetesse ja justkui ka sellesse, et universum siis pooldab teie seda nagu teekonda ja kui te ise piisavalt usute, tegutsete, suhtlete ja manifesteerite, siis tegelikult peaks siin olema teie jaoks nagu kõik võimalik. Ja kolmanda kaardina on nüüd kaksikutele välja anda siit müntide emand, ehk siis tuleb siit ka mingi isikukaart sisse. Müntide emand on hästi stabiilne, turvaline, usaldusväärne isik, hästi hooliv. Müntidega ka siis selline leidlik. Mündid võivad tähendada head õnne, muidugi ka materiaalset järge, siukest küllust, jõukust on ju, aga samas ka on see siuke viljakuse kaart. Et võib-olla kellelgi siin on, et kui manifesteerite endale lapse saamist, siis võib-olla on väga õige aeg ja tegelikult kõik kolm kaarti on väga positiivses energias. Muidugi nüüd see müntide emand on naisenergia kaart, et see on võib-olla siuke 70-30, et 70% on see naisterahva kaart, 30% on tõenäosus, et see võib ka olla meesterahva energia kaart, siis meesterahvas, kellel on ka siis mingil määral seda naisenergiat natukene rohkem.
see muidugi ei pea tähendama üldse seda, et tegemist on nagu naiseliku inimesega, et see võib olla siis meesterahvas, kes hästi palju hoolib enda, ma ei tea, kas ettevõttest või tööst või rahast või, aga noh, see inimene peaks olema ise hästi sihuke stabiilne ja turvaline ja tõesti usaldusväärne. Et kui te tunnete siin kedagi selles energias ära, on see mingi lähedane isik, austaja, partner, siis on see selle inimese energia. Kui te ei tunne siin kaardis mitte kedagi ära, siis on kaks võimalust, et kas see on mingi isik, kes alles tekib teie ellu siin detsembri esimeses pooles või siis saavutate ise sihukese hästi stabiilse ja turvalise ja küllusliku energia. Et võimalusi siis tõesti siin on ja energia ei ole üldsegi halb, sest kõik kaardid on positiivsed. Ja vaatame, mis siin lõpetuseks kaksikule tuleb Kuutaro pakist ja hopsti. It's time to release the negativity ehk siis aeg vabaneda negatiivsest energiast, võib-olla mingitest negatiivsetest emotsioonidest, et kui minevikus midagi läks nagu halvasti, siis tegelikult ei tasu seda nagu viha pidada, eks ju, et tuleb inimestele andestada, tuleb muidugi teha läbi ka sisetöö, tuleb õppida, mida tegi keegi teine valesti, mida tegite teie valesti ja kui te õpite enda vigadest ja enam samu vigu ei korda, siis tegelikult on see meeletult suur areng ja kindlasti sellele arengule aitab siis kaasa see positiivne mõtlemine ja suhtumine, et kui te ise olete hästi negatiivne, siis te tõmbate endale seda nagu negatiivset energiat ligi, aga teistele andestades ja olukordadest õppides ja positiivselt mõeldes tõmbate te endale uut positiivset energiat ligi. Kaksikud. See oli siis selleks korraks teie detsembri esimese poole lugemine. Kui meeldis, visake ikka pöidlanuppu, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele vähkidele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile detsembri esimeses pooles ja mis tuleb vähile detsembri esimeses pooles. Mis on tulemas vähi suunas detsembri esimeses pooles. Ja väga kiiresti kaardid siit tulid. Nüüd esimene kaart oli ainuke, mis tuli nägu ülespidi ja esimeseks kaardiks vähkidel on siis kaariku kaart. Kaariku kaart on suure arkaani number 7 ja see kaart räägib võidukusest või saavutustest, aga see on hästi tugev sihuke enesekindluse kaart. Ja tegelikult kaarikuga nagu ütleks seda, et kaarikuga tasub jääda endale nagu kindlaks. Et kui te teete ära mingi otsuse või valiku, siis liiguge kindlameelselt selles suunas nagu edasi. Sest negatiivse poole pealt see kaart võib nagu tähendada, et keegi meelega võib üritada teile nagu halba nõu anda, et teid enda teekonnalt nagu kõrvale kallutada või siis pidurdada teie hoogu. Samas muidugi kaarik on siin vähkide enda energiakaart, et selles mõttes te võite siin saavutada mingi väga võimsa või väga enesekindla siis energia ja kindlasti kui nagu tegutsete, siis on siin teie jaoks võimalik, et paljud positiivsed asjad hakkavad toimuma. Muidugi kaariku peal on siis ka siin 2 sfinksi, eks üks on must, teine on valge. Must võib tähendada mingit minevikus olevat isikut, mingit energiat, samas valge on siuke helgema tuleviku energia poole pealt kaart on ju. Või tähendus, sorry. Ja see must sfinksin, et see võibki olla see, et kui keegi üritab teile meelega anda mingit halba nõu või teid endal teelt nagu kõrvale kallutada, siis tegemist võib olla mingi minevikus oleva nagu inimesega. Et kui keegi üritab siin minevikus tagasi tulla, siis nende inimeste vastu olge äärmiselt ettevaatlikud. Ja teise kaardina muidugi on siin vähkidele kohe välja tulemas sauade kuus. Sauade kuus on uhkustunde kaart või võidukuse kaart ja saavutuse kaart. Et ta tähendab ka tegelikult tunnustust ja lavavalgust, et ma ei tea vähid, millega te siin täpselt tegelete, aga keegi võib millegiga ka nagu tuntust või kuulsust siis koguda ja mingis mõttes on see sauade kuus ka siuke nagu konkurentsile ärapaneku kaart, et kui te olete siin mingis olukorras nagu kellegiga konkurentsis, siis tundub, et teie tulete sellest olukorrast välja võitjana. Muidugi sauad, aktiivsus, loovus, kirglikkus, et kindlasti peate nagu ise tegutsema, peate kasutama ära enda loovust. Võib-olla on see midagi, mis te teete seotud nagu kirega või te peate tegema enda asju siis nagu kirega või neid asju, mille vastu te tunnete kirge. Ja just need asjad võivad siis olla need, mis viivad teid mingite edukuste ja saavutusteni.
väga hea positiivne energia esimese 2 kaardiga ja tundub, et läheb veel paremaks, sellepärast et 3. kaardina tuleb vähkidele välja anda maailmakaart. Ja ka see on siis positiivse energiaga, muidugi nüüd on siin suur arkaan jälle, 2 suurt arkaani on, et kaarik ja maailm. Tundub pigem siis, et vähkidel on tulemas siin mingi päris võimas muutus. Ja maailmakaart räägib ka edukusest ja saavutustest. See tähendab seda, et maailm on justkui teile ka avanemas, et see võib kellegi jaoks tähendada mingit reisimist, kolimist, mingit asukoha muudatust. Maailm on ka suure arkaani kõige viimane kaart, ehk siis see peaks lõpetama ära mingid vanad tsüklid. Võib-olla siin sellest mustast sfinksist siis vabanete lõpuks on ju, aga tõesti maailmakaart annab siis uusi võimalusi, uusi valikuid, uusi isikuid ja peaks siis teid saatma ka mingi nagu edukusega, et potentsiaali tundub siin vähkidel olevat meeletult. Ja vaatame lõpetuseks, mis tuleb siit kuutarupakist vähkidele, mis on tulemas kuutarupakist vähkidele, mis on tulemas vähkidele detsembri esimene pool. Ja tuleb siit selline kaart, mis ütleb, et communication is key, ehk siis suhtlemine on asja võti ja võib-olla siin, kui soovite siis midagi nagu saavutada ja edasi liikuda kiiremini kõrgemale, siis tasub seda nagu suhtlust ära kasutada. Samas, nagu ma ütlen siin kaarikuga, natukene peate ettevaatlik olema siis, kelle nagu nõuandeid või soovitusi või te kuulda võtate, et siis tõesti pigem kui need on sellised minevikus olevad negatiivsed inimesed, siis nendest nõuannetest tasub pigem eemale hoida, et need võivad üritada teid nagu allapoole tõmmata. Et kõige tähtsam siis ongi siin usaldada iseennast ja tegutseda enda eesmärkide nimel, sest esimene rida põhimõtteliselt ütles seda, et olete siin midagi väga suurt saavutamas. Vähid, see oli siis teie detsembri esimese poole video, kui meeldis, visake pöidlanuppu, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele lõvidele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile detsembri esimeses pooles ja mis tuleb siin lõvidele. Detsembri esimene pool lõvi tähtkujule. Detsembri esimene pool lõvi tähtkujule. Detsembri esimene pool lõvi tähtkujule. Ja hopp, olemas nad on. Esimene kaart muidugi läks tagurpidi, selle jätame viimaseks, ta ei tahtnud ennast näidata. Ja esimese kaardina siin nägu ülespidi tuli lõvile välja mõõkade 9. Mõõkade 9 on nüüd siuke pigem siis negatiivse energiaga kaart. Ta võib rääkida hirmust, ärevusest ja ütleme niimoodi, et see on hästi tihti siuke nagu mineviku kahetsemise kaart. Et ma ei tea, kas teie ise siis, kas see on teie energia või on see kellegi teise energia, aga keegi kahetseb siin midagi nagu minevikust. See võib olla seotud mingi suhtlusega, sest mõõgad on hästi nagu suhtlevad kaardid. Võib-olla keegi rääkis teid siin taga või levitas mingeid kuulujutte või midagi siukest, aga võib ka tähendada siis mingit unepuudust ja halbu unenägusid, aga igal juhul 9 on siuksed nagu lõpetamise energiad. Samas meil on 2025 ka, eks ju, et samamoodi number 9 aasta, et väga võimalik, et siis vabanete siin mingist hirmust või mingist ärevusest, aga see kõik tuleb läbi siis sisetöö ja hirmud on ka siuksed asjad, et võib-olla kõike ei tasugi siin karta, et mingid hirmud on meiega jäänud siis võib-olla lapsepõlvest ja tegelikult kui hakkate neid asju nagu läbi mõtlema, siis võib-olla need on siuksed tühjad hirmud. Et mõõkad 9 on siuke hästi mentaalne kaart ka, eks ju. Nüüd aga teise kaardina on lõvidele siin välja anda müntide 4. Müntide 4 on siuke positiivne rahaenergia kaart, aga ta räägib nagu hoolikalt rahaasjadest või te peaksite, nagu ta soovitab, et te suhtuksite enda rahaasjadesse nagu hoolikalt. Et see on siuke kaart, mis ütleb, et võib-olla ei tasu liigselt palju nagu laristada või pidage järge, kuhu te täpselt kulutate ja läbi selle siis te suudate kas saavutada või säilitada enda stabiilse ja turvalise, võib-olla siis materiaalse nagu keskkonna.
Muidugi müntide 4 nagu negatiivne pool on siin sihuke, võib tähendada nagu mingit pettusi või vargusi või saladusi, et rahaasjades kindlasti tasub siin ettevaatlik olla, et liigselt palju ei tasu teistel isikutel usaldada võib-olla enda materiaalseid asju, sest keegi võib seda kurjasti nagu ära kasutada. Aga kui te olete piisavalt nagu hoolikas, siis tegelikult ei ole siin müntide 4-ga mitte midagi nagu karta, et pigem võib see tähendada mingeid üllatusi või kingitusi. Noh, jõuluaeg on muidugi tulemas, aga siin jõuab ühe video veel teha enne seda jõuluaega. Ja noh, kolmanda kaardina on lõvidele välja tulnud ka karikate 8 ja karikate 8 on siis selline kaart, mis räägib nagu elu mõttest või mingite unistuste poole nagu liikumisest. Aga karikate 8 on ka selline kaart, mis ütleb, et selle jaoks, et te saaksite liikuda nagu edasi mingi tuleviku või mingi eesmärgi poole, selle jaoks on vaja midagi negatiivset siin jätta nagu minevikku. Ja noh, karikatega enamasti on see mingi negatiivne emotsioon. See võib olla siis seotud ka mingi mineviku võib-olla suhtega, sest karikad räägivad ka romantilistest suhetest, eks ju, et võib-olla siin on mingi negatiivne emotsioon mingi mineviku olukorra suhtes. Samas see võib ka olla mingi hirm, see võib olla mingi sõltuvus, halb harjumus ja ka negatiivne võib-olla mõtteviis, aga ma arvan, et te lõvid teate ise nagu palju paremini, et mille vastu te seda negatiivset emotsiooni hetkel tunnete ja tegelikult sellest negatiivsest emotsioonist oleks vaja siis nagu vabaneda, sest see annab teile võimaluse edasi liikumiseks ja ütleme niimoodi, et siin võib-olla siis, kui te teete seda sisetööd läbi, et tasubki õppida, et mida siis mingis olukorras, et isegi kui te saite haiget ja keegi käitus teiega nagu halvasti, siis tasubki mõelda läbi, et mida te tegite ise valesti, mida tegi keegi teine valesti ja tegelikult on hea, kui te nagu andestate ja ei ürita kellelegi nagu midagi halba soovida, sellepärast et tegelikult inimesed ei oska väga hästi nagu justkui siis energiaid teistele inimestele saata ja tihti nad tõmbavad endale selle nagu energia kaela, et kui te soovite kellelegi õudselt palju halba, siis väga võimalik on see, et see halb tuleb ka teile endale koju nii-öelda. Aga samas jällegi võib-olla siis vastu võidelda sellele on väga hea sellega, et soovige inimestele hästi palju häid asju ja häid emotsioone, andke inimestele välja ja see toob ka teile endale seda positiivset energiat rohkem ligi. Nüüd aga vaatame lõpetuseks, mis tuleb lõvile siin kuutaro pakist, detsembri esimene pool lõvidele. Ja your dreams need a practical plan, ehk siis teie unistused vajavad praktilist plaani. Muidugi noh, siin ongi see, et mulle nagu tundub, et karikate 8 ütles ka, et te saate liikuda mingi elu mõtte või unistuse poole, aga võib-olla ei olegi siis see plaan nagu hetkel veel paigas ja samas ongi see, et isegi kui see plaan on paigas, siis võib-olla just see ainult see negatiivne energia veel hoiab teid tagasi, et see on väike sihuke koht, millega te peate nagu tegelema, aga kindlasti saate sellega hakkama, ma usun lõvidesse, lõvid on tugevad isikud. Ja kokkuvõttes noh, 2 kaarti on siin nagu negatiivsed, aga mulle tundub, et see on seotud mingi mineviku nagu olukorraga ja tegelikult hetkel peaks siin juba olema nagu parem energia, natukene olge ettevaatlik siis rahaasjades, keda te usaldate ja üritage siis liikuda ikkagi nii-öelda valguse poole edasi. Lõvid, see oli siis teie detsembri esimese poole lugemine, kui meeldis, visake ikka pöidlanuppu, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele neitsidele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas detsembri esimesest poolest teile. Ja mis tuleb siin neitsidele detsembri esimene pool neitsidele. Detsembri esimene pool ja no raputasin selle kaardi siin teie jaoks välja, eks ju. Ma ei tea, kas on nüüd hea või halb, ütleme niimoodi, et kaart tegelikult on positiivses energias, kõik 3 kaarti, mis siit tulid, on positiivses energias, nii et tundub, et mingid arengud neitside poole tulemas on. Muidugi esimese kaardina on siin kohe väljas ülempreestrinna, mis on siis suure arkaani number 2 kaart, 2 on muidugi siuke naisenergia
ja tegelikult ülempreestrinna ongi siis sihuke spirituaalnaisenergia kaart. Muidugi ta kindlasti võib tähendada kellegi jaoks sihukest nagu spirituaalset ärkamist ja võib-olla ka enese avastamist. Keegi võib siin ka tegelikult avastada mingeid võimeid iseendas. Võib-olla te väga hästi hakkate tajuma nagu isikuid, et kui keegi üritab teid petta või teile valetada, siis te väga hästi hammustate selle nagu läbi. Samas ka kui inimesed on teiega siirad, siis ka selle tajute väga hästi ära. Et see on sihuke huvitav kaart, ta mõnikord võib rääkida nagu mingist spiritualisti energiast, et ma ei tea, võib-olla te olete ka tarolugeja või mingi müstika siin selle juures on salapära, eks ju. Et samas see võib ka teistmoodi tähendada seda, et te võite mingi saladuse siin avastada või midagi teada saada, aga kõige rohkem tundub, et see on niisugune nagu eneseavastuse energia ja spirituaalne ärkamine. Tasub kindlasti selle kaardiga öelda, et usaldage enda sisetunnet ja intuitsiooni nagu rohkem. Nüüd teise kaardina on siin teile välja tulnud sauade kuus ja sauade kuus on võidukuse ja uhkustunde kaart ja võib ta tähendada ka sükest tunnustust või lavavalgust. Et ma ei tea, millega te siin täpselt tegelete, et tõesti võib-olla neitsite tegelete siin mingi spirituaalse asjaga, et siis keegi võib saada sellega nagu kuulsaks. Et sauade kuus on mingis mõttes ka siuke nagu konkurentsil ärapaneku kaart. Et kui te olete siin mingis olukorras kellegiga nagu konkurentsis, on siin mingi võitlemine või võistlemine, siis tundub, et teie tulete sellest olukorrast välja nagu võitjana. Muidugi sauad, eks ju, on aktiivsed, loovad ja kirglikud, et see kindlasti tähendab seda, et te peate siin ise nagu olema aktiivne ja tegutsema, peate võib-olla kasutama ära enda loovust ja peate võib-olla tegema siis midagi, mida te teete nagu kirega või mille vastu te tunnete kirge ja need on just need asjad, mis viivad teid sihini. Ja tõesti, see võib olla siin selle ülempreestrinnaga mingi spirituaalne asi, millega keegi siin tegeleb. Nüüd kolmanda kaardina on aga neitsidel väljas siin mõõkade kuningas. See on meesenergia kaart, samas meesenergiat on mingil määral ka naisterahvastel, et ma ütleks, et see on siuke 70-30 või 80-20 tõenäosus, et suurem protsent on siis, et see on meesterahvas, aga on siin mingi võimalus ka, et tegemist on naisterahva energiaga. Mõõkade kuningas on hästi siuke nagu sihikindel inimene, et on hästi iseseisev inimene. Mõõkadega siis kindlasti peaks tegemist olema hästi hea suhtlejaga. Ja muidugi mõõkade kuningas on siis tihti ka siuke ennast kehtestav isik või võib-olla hästi otsekohese ütlemisega, võib-olla kellegi jaoks isegi nagu terava keelega. Aga kui te tunnete siin selles kaardis kedagi ära, siis on see selle inimese energia, võib see olla siis teie enda energia, võib see olla austaja partneri või mingi lähedase isiku energia kaart. Samas nüüd, kui te mitte kedagi selles mõõkade kuningas ära ei tunne, siis on kaks võimalust, et kas see on mingi tulevikus või siis võib-olla nii-öelda selles detsembri esimeses pooles võib tulla selline isik teie ellu, aga on ka võimalus see, et te ise saavutate selle energia siis detsembri esimeses pooles. Et valiku võimalus siin tõesti on ja kõik need kolm kaarti on positiivses energias, et pigem ootaks siis neitsidele mingeid positiivseid nagu muutusi. Ja vaatame, mis siin lõpetuseks tuleb välja siis Kuutaro pakist. Ja Kuutaro pakist hüppas meile välja kaart, mis ütleb, et conclusions are within reach. Ehk siis mingid lahendused on käeulatuses. Võib-olla siin mingid viimased asjad on vaja nagu paika panna või seadistada justkui, et te ei ole üldsegi enda saavutusest kaugel ja kui te nagu kardate või arvate, et siin ei ole teie jaoks midagi võimalik, siis pigem mulle nende kaartide puhul tundub just see, et teie jaoks on siin väga paljugi võimalik, aga võib-olla hästi tähtis ongi siis uskuda iseendasse ja sauade kuuega siis nagu tegutseda ja läbi selle ongi siis need tulemused nagu tulemas, et ma ei tea, mis see siin täpselt on, aga tundub, et see võib siin olla midagi päris uhket justkui. Neitsid, see oli siis selleks korraks teie detsembri esimese poole video, kui meeldis, visake ikka pöidlanuppu, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaaludele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile detsembri esimeses pooles ja mis on siin tulemas kaaludele. Mis on tulemas kaaludele detsembri esimeses pooles? Mis on tulemas kaaludele detsembri esimeses pooles? Väga huvitav. Kaalud, teil on nüüd natukene siuke võib-olla negatiivsema energiaga lugemine. Esimese kaardina
on siin välja teile anda surmakaart. Ja noh, surmakaart tegelikult pigem on nagu negatiivse energiaga kaart. Samas surmakaart tähendab mingite asjade nagu lõppu ja ta võib tähendada hästi pikkade tsüklite lõppu, ma ei tea, 5, 10, 15, 20, võib-olla 30 aastat isegi. Et kellelgi on kestnud siin mingi nagu spirituaalne tsükkel ja see kaart tähendab spirituaalse tsükli lõppu, aga iga lõpp on ka uue tsükli algus, eks ju. Ja teil võivad tekkida siin siis selle spirituaalse ärkamisega täiesti nagu uued maailmavaated. Ja samas siis see on pigem siuke aeglase energiaga liikuv kaart, et võib-olla surmakaardiga ütleks, et ei ole vaja siin liigselt palju nagu kuhugi kiirustada, et kõik olukorrad ja asjad peaksid juhtuma siin omal õigel hetkel ja ajal, aga peate olema siis valmis, et mingid olukorrad, võib-olla teil on vaja siin lõpetada ära mingid, ma ei tea, olukorrad, võib-olla on siin mingid toksilised sidemed või suhted või halvad harjumused, sõltuvused, ma ei kujuta ette, ise teate seda kindlasti paremini, aga see kaart ütleb, et mingi asi siis lõpeb ära, et saaks alata midagi uut ja midagi võib-olla siis paremat. Nüüd teise kaardina on kaaludel väljas siin sauade 5 ja ka see kaart on pigem negatiivse energiaga kaart ja see kaart võib tähendada mingeid konflikte. See on siuke tülitsemise ja riiukuse kaart, võib tähendada pisikesi tagasilööke ärritavaid sündmusi. Noh, siin pildi peal on ka näha, et siin toimub siuke nagu võitlemine, võib ka öelda võib-olla siis võistlemine, et võib tähendada siin, et mingis olukorras on siis nagu justkui konkurentsi palju. Muidugi sauad, eks ju, aktiivsus, loovus, kirglikkus tasub siin nagu tegutseda, aga samas kindlasti selle kaardiga ütleks, et hoidke nendest konfliktidest nagu ennast eemale. Et siin keegi võib meelega üritada teile siis nagu siukest negatiivset energiat peale suruda, et te võib-olla siis, et ei saaks liikuda enda mingi uue alguse poole selle surmakaardiga. Et kui on siin mingid siuksed negatiivsed inimesed või inimesed, kes alati ütlevad midagi halba, kui võib-olla te räägite mingist positiivsest asjast, et töö juures oli siuke olukord ja saan palka juurde ja siis ikka leidub mõni negatiivne inimene, kes ütleb, et mis asja, nii vähe said palka juurde, nii mõttetu, eks ju. Et see inimene kohe, need inimesed ongi need, kes üritavad teile nagu seda negatiivset energiat peale suruda või nad nagu toituvad teie negatiivsest energiast, et nad näevad, kui teil läheb tuju ära selle peale, siis nemad saavad sellest nagu energiat ja jõudu juurde, et igal juhul tasub siin konfliktidest ennast eemale hoida. Nüüd muidugi kolmanda kaardina on kaaludel siin väljas mõõkade 7. Mõõkade 7 on enamasti siuke nagu taktikalise käitumise kaart või olukorrale nagu teise nurga alt lähenemise kaart ja see mõõkade 7 siis nagu ütleb, et kui te siiamaani ei ole olnud nagu edukas enda olukorras või ei ole te saavutanud seda, mis te päriselt soovite, siis tasubki nagu läheneda mingi teise taktikaga sellele olukorrale ja see võib kaasa tuua sinna palju kiirema nagu edukuse. Muidugi mõõgad on hästi mentaalsed kaardid ja nad on ka suhtlevad kaardid, et võib-olla on siin vaja suhtluses midagi muuta, muidugi natukene peab ka ettevaatlik olema, sest negatiivse poole pealt mõõkade 7 võib tähendada mingeid pettusi, vargusi, mingeid valesid. Et nagu ma alguses ütlesin, et pigem on teil siin natukene siuke negatiivsema poolne energia selles lugemises, aga võib-olla see ongi siis märgiks teile sellest, et hakake panema tähele neid isikuid või neid olukordi, mis üritavad teile seda nagu negatiivset energiat peale tõmmata ja nendest olukordadest või isikutest tasub siis kindlasti ennast eemale hoida ja ei tasu nende lollustega kaasa minna. Ja vaatame, mis siis lõpetuseks on tulemas kaaludele kuutaru pakist. Detsembri esimene pool kaaludele. Detsembri esimene pool kaaludele. Detsembri esimene pool. Ja adjustments are required ehk siis mingeid muudatusi on vaja siin teha või noh, täpselt, eks ju, et see mõõkade 7 rääkis ka mingil olukorrale nagu teise nurga alt lähenemisest, et siin on vaja siis tundub kaaludel endal teha mingeid pisikesi nagu muudatusi ja läbi siis selle hakkab teie see teekond liikuma mingis uues suunas ja võib-olla tänu nendele väikestele muudatustele või võib-olla te astute eemale nendest negatiivsetest inimestest ja täpselt see ongi see, mis lõpetab ära teie jaoks surmakaardiga võib-olla mingi negatiivse tsükli ja alustab siis uut positiivsemat tsüklit. Kaalud, see oli siis teie detsembri esimese poole lugemine, kui video meeldis, visake ikka pöidlanuppu, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele skorpionitele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile detsembri esimeses pooles ja mis on tulemas skorpionile detsembri esimeses pooles.
mis on tulemas Skorpionile detsembri esimeses pooles. Ahaa, 2 kaarti läksid tagurpidi ja hoopis siin see 3. kaart hüppas paki peale õiget pidi välja ja tahtis meile kohe näidata enda nägu mõõkade 2. Noh, 2 on muidugi siuksed valikuvõimaluse kaardid, et kui valikuvõimalust on, siis see on tegelikult ju positiivne, et kui valikuvõimalust ei ole, siis pole nagu nii midagi teha. Aga see võib tähendada siin seda, et keegi on justkui nagu 2 mingi valiku või otsuse vahel, et see on siuke 2 vahel oleku kaart. Otsustusvõimetus võib-olla või blokeeritustunne. Ja siin võib olla blokeeritud mingi suhtlus ka mõõkadega, sest mõõgad on hästi mentaalsed kaardid ja nad on hästi suhtlevad kaardid. Et ma ei tea siis, kas keegi tunneb mingeid mentaalseid blokeeringuid või on siin mingi suhtlus kellegiga nagu blokeeritud. Väga võimalik ongi siis see, et keegi teeb ära mingi otsuse või valiku, et kas siis nagu avada see blokeering või ikkagi blokeerida edasi või ma ei tea, mis siin täpselt toimub, et eks te Skorpionid teate ise siin nagu natukene paremini, aga ma ütlen, et see võib olla midagi seoses mingi suhtlusega. Võib-olla te peate ise kellegiga midagi suhtlema ja see aitab teil ära teha mingi otsuse või valiku siis. Samas, nüüd teise kaardina on siin Skorpionitel kohe väljas ka mõõkade 5. Ja mõõkade 5 on nüüd hästi siukse negatiivse energiaga kaart, et ta on riiukas, tülikas, ta võib tähendada siin mingeid konflikte, samas on tihti mõõkade 5 siuke nagu minevikust tulev energia ja ta võib tähendada justkui nagu siukest kuulujuttude levitamist või mingit selja taga nagu rääkimist ja tihti mõõkade 5 on siis siuke energia, mis ütleb, et te olete eraldunud mingist nagu isikust ja see isik näeb, et teil läheb ilma temata hulka paremini kui temaga koos olles ja see nagu ei sobi nendele isikutele, sest tegelikult see näitab ära see näitab tegelikult ära selle, et kes oli võib-olla siis mingis olukorras justkui nagu süüdlane või kahjutegija või mis iganes ja sellele inimesele võib-olla ei meeldi see, et teda paljastatakse ja võib-olla sellepärast ta siis üritabki, see on siuke nartsissistlik käitumine muidugi, et üritab justkui teistele midagi halba teie kohta rääkida, see ei pruugi isegi üldse tõsi olla. Liigselt palju ei pea sellepärast nagu muretsema. Et oluline on alati ikkagi see, et te ise teate, kes teie olete ja teiste arvamus ei ole nii meeletult tähtis. Skorpioni tähtkujus hakkasin köhima. Sest mul muidugi peregrupi video oli ka, ma olin just natukene haige, eks ju. Ja mul oli täitsa hääl ära. Hilinesin siin videoga 1 päeva. Aga huvitav, et nüüd nagu võib-olla keegi ei taha, et te suhtleksite või sellepärast mul hakkab nagu hääl jälle ära minema. Väga huvitav Skorpionite lugemine täna. Mul on palju huvitavaid mõtteid kohe. Et ma ei tea, kas keegi ei soovi, et te kellegiga nagu suhtleksite. Võib-olla mingi mineviku inimene ei soovi, et te mingi uue isikuga suhtleksite. Võib-olla teil on võimalik siin mingit uut suhet või mingit asja nagu üles arendada. Ja see ei sobigi. No nii, Skorpionid, oleme tagasi. Lõikan siin paar minutit jupi välja, kus ma siis nagu suht vastikult nagu köhisin. Ma ei tea, millega see on nagu seotud, sellepärast, et teistes lugemistes siiamaani ei olnud mul kordagi siukest energiat. Ja ma ei tea, Skorpionid, olge ettevaatlikud, et keegi võib meelega üritada teile siin mingit halba nõu anda või meelega nagu teid suunata kuhugi vales suunas, et teie hoogu nagu pidurdada või teid tagasi tõmmata siis mingisse negatiivsesse mineviku energiasse. Et kindlasti siin mõõkadega olge nagu suhtlemisega hästi ettevaatlik ja kui siin on keegi üritab mingi konflikte või intriige tekitada, siis pigem tasub sellistest isikustest eemale astuda. Nüüd aga viimase kaardina tuleb siit välja karikate rüütel ja täpselt see tunne mul ennem oli ka. Karikate rüütel, eks, et rüütlid tihti on siuksed nagu austajate energiakaardid ja mina tihti ütlen, et karikate rüütel on üks parimaid nagu austajate kaarte. Muidugi võib-olla minu arust, sest ma olen ise siuke suhteliselt romantiline ja hooliv inimene ja ka mul on hästi palju emotsioone ja karikate rüütel ongi siis siuke romantilise nagu austaja kaart ja võib tähendada tunnete avaldamist ja mingeid kohtinguid ja kutseid, eks ju. Ja täpselt see energia mul ennem oligi, et Skorpionid, te võib-olla olete liikumas siin uues suunas ja see minevikus ja täpselt nii kui ma hakkan sellest mingist mineviku inimesest rääkima, siis mul tuleb kurku nii vastik tunne. Et keegi siin minevikust ei taha, et te liiguksite edasi. Väga imelik.
kindlasti, kui te teate, et on mingi sihuke isik teil või minevikus keegi, siis see inimene visake kindlasti elust välja nagu, sest mulle tundub, et see inimene üritab teile nagu mingit halba energiat peale tõmmata või tõesti siis üritab ka mingeid kuulujutte levitada või selja taga midagi negatiivset teist nagu rääkida. Muidugi rüütlikaardid, vau, ja pidin tegema jälle väikse pausi, et jälle mainisin seda mingit mineviku isikut ja tõesti jälle mingi jõhker köhahoog tuli peale. Ma tahan selle lugemise ära lõpetada nüüd, sest see natuke isegi häirib mind. Ja võtame siin skorpionitele viimase kaardi kuutara pakist, mis on tulemas siin skorpionitele detsembri esimeses pooles. Detsembri esimene pool skorpionitele. Tundub, et nüüd läheb kergemaks natuke. Detsembri esimene pool skorpionitele. Mis on siit tulemas? Mis on tulemas skorpionile? Ja hopsti! Time to give rather than take, ehk siis on aeg pigem anda, mitte võtta. Ja võib-olla see ongi täpselt see energia, mis ütleb teile, et olge ise positiivne, andke teistele välja positiivset energiat ja see ongi justkui ka siis vastu võitlemine nendele negatiivsetele isikutele või kes üritavad nagu negatiivset energiat saata, et teie jääge alati ikkagi viisakaks, rahulikuks, soovige teistele head. See tõmbab teile positiivset energiat ligi. Kui keegi soovib teile halba või levitab mingit kuulujutte, siis tihti on tegelikult see, et see inimene tõmbab endale seda energiat ligi. Ja isegi kui keegi levitab mingit vale kuulujuttu, siis ega inimesed ei ole ju pimedad, eks ju. Et nad võib-olla näevadki tegelikult selle inimese läbi ja see tegelikult tekitab nagu ebaosaldust just selle teise isiku vastu. Et pigem siis tasub anda endast välja sihukest positiivset energiat. Skorpionid, hea küll, see oli teie detsembri esimese poole lugemine, sihuke natukene imelik, eks ju. Aga kui meeldis, visake pöidlanuppu, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšauki-tšau kõikidele amburitele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile detsembri esimeses pooles. Ja mis on tulemas siis amburitele detsembri esimeses pooles. Mis on tulemas amburitele detsembri esimeses pooles. Amburite detsembri esimene pool. Ja kaardid olemas. Nii, esimese kaardina on siin amburile välja anda müntide 7. Müntide 7 on siuke nagu töövilja maitsmise kaart. See võib tähendada seda, et te hakkate nägema mingeid tulemusi. Ma ei tea, kas te olete mingisse olukorda investeerinud? Vabandust, siin skorpioni ajal läks asi natukene käest ära, ma ei tea, keegi skorpionitel üritab väga palju negatiivset energiat vist saata, et mingid siuksed naljakad asjad olid, kui tahate mingi vaadake, aga müntide 7 siis tõesti ütleb, et mingid asjad peaksid teie jaoks juba arenema nagu hakkama. Muidugi see on natukene ka siuke nagu väsimuse kaart. Või müntid ei ole just kõige kiiremad nagu kaardid, et pigem ühed aeglasemad ja müntide 7 võib-olla ütlebki siis nagu seda, et teil ei ole vaja siin nagu meeletult palju kuhugi nagu kiirustada. Et te võite ka enda olukorras võtta natukene nagu hoogu maha, vaadata olukorra teemalt üle ja siis teha alles edasi siin nagu plaane. Aga igal juhul positiivne nagu energia, mündid, raha, materiaalsed asjad võivad siin tõesti teie jaoks siis areneda detsembri esimeses pooles. Küll nüüd aga teise kaardina on siin amburitel väljas müntide 5 ja müntide 5 on pigem siis siuke negatiivse raha energiaga kaart. Et võib-olla ka sellepärast mul siin natukene kurgus kraapis, eks ju, ka teie videos. No päris huvitavad amburid, pidin panema ka teie video korraks nagu seisma, sest tõesti mingi väga-väga imelik kurgu kraapimine siin toimub. Müntide 5-ga kindlasti materiaalsete ja rahaasjadega tasub olla nagu ettevaatlik, sest see on siuke pettuste, varguste, valede varastamiste kaart, eks ju. Võib tähendada puudustunnet, hüljatustunnet või materiaalseid probleeme. Muidugi tihti müntide 5 on siuke nagu minevikule tagasivaatamise energia. Et väga võimalik, et te minevikus saite siis petta või haiget ja nüüd müntide 7-ga tegelikult olete ennast uuesti hakanud üles ehitama ja peaksite ka nägema nagu mingeid tulemusi. Aga jah, siis võib-olla nendes rahaasjades ei tasu siin liigselt palju nagu kedagi usaldada või tasu nagu seda finantsilist nõu siis võtta võib-olla igasugustelt isikutelt vastu, et keegi võib siin üritada teile mingit liiva silma puistada või mis iganes petta teid.
samas kolmanda kaardina on ka hamburitele tulemas välja müntide kaart ja see on müntide 10. Muidugi mina jälle ütlen, et müntide 10 on kõige parem 10 kaart, mida saab saada. Sest 10 alati lõpetavad ära mingi vanema kehvema tsükli ja alustavad siis uut paremat või külluslikumat tsüklit. Ja müntide 10, ta on võib-olla kõige rohkem seotud ikkagi mingi töö või rahaga, aga samas müntide 10 on alati ka väga hea olnud nagu pereasjades. Et ta tähendab sükest külluslikku viljakat tsüklit ja külluse energia on ka armastuse energia ja viljakus võib ka tähendada rasedust. Ja tegelikult siin müntide 10 peal alati on ka nagu meesterahvas, naisterahvas, seal on mingi laps, eks ju, seal on mingi loom, koer siis sellest aros, on ka mingi vanem inimene, eks ju, et see võib olla siuke vanavanem, et igal juhul hästi siuke külluslik ja viljakas energia, et mulle siin tundub, et hamburid on liikumas mingist keerulisemast või raskemast, võib-olla ka finantsilisest olukorrast palju paremasse uude energiasse ja tõesti 2025 aasta meil on number 9 energia, see on siuke lõpetuste aasta. Et tasub siin vabaneda siis võib-olla mingitest negatiivsetest, võib-olla just siis ka isikutest või investeeringutest või ma ei tea, millegist negatiivsest tasub siin nagu lahti lasta, sest tundub, et uus tsükkel peaks tulema teile palju külluslikum. Ja vaatame, mis siin lõpetuseks tuleb hamburile kuutaro pakist. Mis tuleb hamburile kuutaro pakist? Mis tuleb hamburile detsembri esimeses pooles? Ja midagi siit välja hüppas ja end of a tough cycle approaches ehk siis raske tsükli lõpp on lähenemas ja tõesti nendest kaartidest ka nagu annab tunda, et kellelgi oli siin mingi raske aeg. Võib-olla siiamaani, eks on, aga ärge siis muretsege, sest tegelikult kõik kaardid siin ütlevad, et te olete sellest tsüklist nagu välja liikumas ja see lõpp on nagu lähedal ja saab alata siis uus tsükkel. Veel kord ütlen, tasub ettevaatlik olla rahaasjades. Ja ei maksa siin liigselt palju nagu kiirustada, et tehke läbimõeldud otsuseid ja plaane ja läbi selle ongi võimalik siis enda uue küllusliku tsükli poole liikuda. Hamburid. See oli siis teie detsembri esimese poole lugemine. Kui meeldis, visake ikka pöidlanuppu, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaljukitsedele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile detsembri esimeses pooles. Ja mis tuleb siit kaljukitsedele detsembri esimene pool kaljukitsedele. Detsembri esimene pool kaljukitsedele, okei. Päris huvitav. Kurat, olen siin kaardid endal täis tatistanud vist. Skorpion ja Skorpioni tähtkuju oli väga hull. Hamburimaa ka natukene veel mõjus see asi, aga tundub, et siin kaljukitse omas läheb paremaks. Nii-öelda minu enda mingi siuke, vaadake võib-olla siin Skorpioni tähtkuju, et see oli päris huvitav. Esimese kaardina kaljukitsedele välja anda tornikaart, mis nüüd muidugi on pigem negatiivse energiaga, eks ju, et tornikaart tähendab hästi kiirelt toimuvaid sündmusi, et kindlasti olge valmis tegutsema. Tornikaart võib tähendada justkui maailma kokkuvarisemist. Et siis väga järsku kaljukitsed võivad mingid olukorrad teil nagu ära lõppeda, samas iga lõpp on uue asja algus, eks ju, ja tegelikult kui te olete hetkel mingis nagu negatiivsemas energias, siis võib ka tähendada see seda, et see negatiivne energia võib väga kiiresti nagu läbi saada ja algab siis mingi uus energia. Aga igal juhul olge valmis siis tegutsema, sest tõesti midagi võib siin hästi kiiresti teie olukorras nagu muutuda. Samas teise kaardina on kaljukitsel kohe väljas karikate baas ja baasid on hästi siuksed nooruslikud energiad, et alati nad võivad tähendada mingeid uusi huvitavaid mõtteid või ideid, aga karikate baas on just siuke hästi tugev intuitsioonikaart, et võib-olla te peate siin mingites olukordades rohkem siis enda sisetunnet, intuitsiooni nagu usaldama, võib-olla ka mingite otsuste nagu tegemisel. Muidugi baasid võivad olla ka siuksed nagu nooremapoolsed austaja energiad. Võib siis tähendada, et mingi nooremapoolne romantiline austaja võib siin kellegilt tekkida, võib-olla on see olemasolev isik. Muidugi kui siin tornikaart on ees, siis võib tähendada, et väga järsku võib see justkui olukord läbi saada. Aga ikkagi kõige rohkem ma arvan, et see on seotud siin just selle intuitsiooni ja sisetundega, et te peate ise siin mingis olukorras võib-olla siis väga järsku ära tunnetama, et kuhu suunas nagu liikuda või kuidas tegutseda selle eelneva torniga. Aga kolmanda kaardina muidugi on siin kaljukitsedel väljas karikate 3 ja karikate 3 on väga hea siuke nagu sõprussidemete kaart.
ja ta räägib enamasti pidustustest ja tähistamistest, et see jällegi paneb arvama, et siin võib-olla kaljukitsede jaoks lõpeb ära mingi sihuke negatiivne energia ja seda võib-olla siis saate nagu tähistada. Muidugi karikate 3 on selles mõttes ka nagu huvitav, et ta võib ka siis öelda, et mingite pidustuste või mingite tähistamiste käigus te võite tutvuda siis uute ja huvitavate inimestega. Noh, karikad on romantilised energiat ka, et see võib tähendada siis mingit austajat, võib-olla mingit nooremapoolset austajat selle baasiga, aga ei pea alati olema nagu romantiline, et siin te võite tutvuda ka uue mingi isikuga, kellega on võimalik siis sihukest hästi nagu positiivset sõprussidet luua, et vähemalt 2 kaarti siin 3 on nagu positiivsed, et ma kindlasti loodan, et kaljukitsedele pigem tuleb sihuke positiivne energia siin peale ja lõpevad ära siis negatiivsed asjad. Aga vaatame lõpetuseks, mis tuleb veel kaljukitsedele kuutaru pakist. Detsembri esimene pool kaljukitsedele. Detsembri esimene pool kaljukitsedele. Detsembri esimene pool kaljukitsedele. Detsembri esimene pool kaljukitsedele. Ja ei taha esimese ringiga tulla, äkki tuleb siis teisega. Detsembri esimene pool kaljukitsedele. Ahaa. Ja tuleb siuke kaart, mis ütleb, et expect a powerful change ehk siis oodake võimast muutust ja täpselt see võimas muutus on siin torni kaardis ka nagu olemas, et millegipärast see teie lugemine ikkagi ütleb, et mingi suur või võimas muutumine tuleb ja tasub siis nagu valmis olla. Samas ma arvan, et kui te valmis olete, siis ei ole vaja siin nagu liigselt palju midagi karta ja samas kuna siin on see hea nagu sõprussidemete energia olemas, siis võib-olla tasub ka abi või nõu küsida siis sihukestest positiivsetelt nagu sõpradelt või lähedastelt, et need isikud võivad siis teid selles olukorras hästi palju nagu aidata. Kaljukitsed. See oli siis teie detsembri esimese poole lugemine. Kui meeldis, pange ikka pöidla nuppu, oli meeldiv ja kohtume varsti taas. Tšau kõikidele veevalajatele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile detsembri esimeses pooles ja mis on tulemas siin veevalajale detsembri esimeses pooles. Mis on tulemas veevalajale detsembri esimeses pooles. Ja 3 kaarti kiiresti väljas. Muidugi nüüd esimese kaardina tuli veevalajale kohe välja müntide 3. Müntide 3 on hästi tugev siuke meeskonna töökaart, noh ta on pigem siuke nagu tööalane energia, eks ju, müntidega on siin siuke hea rahamaik on ju. Aga müntide 3 on siuke kaart, mis võib-olla ütleb, et kui te siiamaani ei ole enda olukorras olnud piisavalt edukas, siis on mõistlik teha nagu teiste inimestega koostööd. Et mingi koostöö võib aidata teil siis mingis teatud olukorras palju kiiremini areneda. Et ei ole mõtet siin üksinda midagi nagu läbi suruda. Ja läbi meeskonna töö on siin kiiremad arengud tulemas. Need võivad olla siis kõige rohkem mingid materiaalsed arengud, aga samas ka võivad need olla mingid külluslikud või viljakad arengud. Et viljakuse energia on ju raseduse energia, et võimalusi siin tegelikult on. Nüüd teise kaardina oli veevalajal kohe siin väljas narri kaart. Ja narri kaart tähendab alati uusi võimalusi, uusi algusi, uusi inimesi isegi, eks ju. Et ta on taro pakis kõige esimene kaart ja see just annabki selle energia, et kõik on uus detsembrikuus. Ja narr on siuke murevaba energia, et põhimõtteliselt see kaart ütleb, et te saate siin nagu mingi vooluga nagu kaasa minna ja ei pea liigselt palju nagu muretsema. Muidugi narr on natukene ka siuke hajameelne või tähelepanematu kaart, et see kaart natukene ka hoiatab, et te oleksite piisavalt siis nagu tähelepanelik, et te ise ei teeks mingeid rumalaid või lolle vigu, mis hiljem võivad nagu kätte maksta. Aga kui te olete piisavalt tähelepanelik, siis tegelikult see kaart ütleb, et ei ole vaja siin liigselt palju nagu üle muretseda mingite asjade pärast. Ja 3. kaardina on veevalajal siin väljas müntide rüütel. Rüütlid nüüd tihti on austajate energiakaardid, muidugi alati ei pea olema. Et võib see tähendada ka teie enda energiat. Muidugi müntide rüütel on nüüd rüütlites siis kõige aeglasem rüütel ehk igal juhul see kaart tähendab siukest nagu kannatlikkust. Et mingid asjad võivad oodatust kauem nagu aega võtta, aga igal juhul on see siuke positiivse energiaga kaart, et müntide rüütel võib olla kõige aeglasem rüütel, aga samas ta on kõige viljakam rüütel ja kõige töökam rüütel. Ehk igal juhul mingid arengud siin teie jaoks peaksid toimuma. Kõige rohkem mulle tundub, et siin on materiaalsed arengud, sest on 2 münti.
või tööalased arengud siis, aga samas, kuna siin on ikkagi see rüütel, siis võib tähendada ka mingi austaja või partneriga mingit arengut, aga see võtab siis oodatust kauem aega või kui te olete vallaline inimene, siis võib see tähendada seda, et teie austaja justkui ehitab ennast hetkel üles, et siis nagu külluslikumalt või kindlamalt tulla teie suunas. Et siin siuke võimalus on ka täitsa nagu olemas. Ja vaatame, mis siin lõpetuseks tuleb kuutarapakist veevalajale. Detsembri esimene pool veevalajale, detsembri esimene pool veevalajale, detsembri esimene pool veevalajale, detsembri esimene pool veevalajale. Ei tule. Ja detsembri esimene pool veevalajale, detsembri esimene pool. Ja vähemalt nüüd see kaart siit välja tuli. Ja vau, täiskuu veevalajas kaart, show the world the real you, näidake maailmale tõelist ennast, tuleb teie enda energiakaart siit kuutarapakist. See jälle annabki siia sükest positiivset energiat juurde ja ei tasu siis olla keegi teine või üritada midagi kellegi teise järgi teha. Et tasub jääda iseendaks ja tegelikult see justkui siis endaks jäämine võibki siin teie enda olukorras teile kasu nagu tuua, et inimestele meeldib see autentsus ja originaalsus, et tihti on ka see, et näiteks kui ka neid YouTube'i videosid teha, et võib-olla ei olegi kõige parem see ka, et mina lõikan neid videosid ja töötlen neid värve ja et võib-olla siis inimestele meeldiks hoopis näha seda nagu päris nagu olukorda või milline see asi tegelikult välja näeb. Samas, ma ei tea, ma ikkagi tahan neid videosid teha pigem nagu ilusaks, aga samas ma ei tee ennast siin videodes ilusaks. Et mina jään ikkagi iseendaks, mina räägin neid asju nii nagu on, kui ma ajan midagi sassi või puterdan videos, siis ma jätan tavaliselt need asjad nagu sisse. Et see ongi siuke originaalsus, eks ju, ja tihti inimesed just seda hindavad, et see on siuke siiras. Ja teile ka siis veevalajad soovitan, et tasub jääda iseendaks, olge kannatlikud, tundub, et mingid arengud on teie poole tulemas, võib-olla mingid uued võimalused, uued inimesed ja samas siis kindlasti olge valmis tegema teistega koostööd, sest see võib teile kaasa tuua palju kiirema arengu. Veevalajad, see oli teie siis detsembri esimese poole lugemine, kui meeldis, visake ikka pöidlanuppu, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaladele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile detsembri esimeses pooles ja mis on tulemas kaladele detsembri esimene pool kaladele. Ja väga kiiresti hüppasid need kaardid siit välja, esimene kaart läks tagurpidi ja teised tulid õiget pidi. Esimesena muidugi tahtis meile kohe enda nägu näidata õigluse kaart. Ja õigluse kaart on siis number 11 ja suur arkaan. Ehk siis mingi väga võimas energia. Muidugi 11 on ka meisternumber, eks ju. Et see võib tähendada siin siis mingit väga tugevat energiat. Muidugi see on siuke õigluse kaart, eks, et see räägib sellest, et universum paneb paika, et ausus ja õiglus võidaks. Ta võib teie jaoks tähendada mingi positiivseid uudiseid või mingi positiivseid nagu lahendusi. Ja ta on selline kaart ka, mis ütleb, et kui te jäite mingis mineviku olukorras nagu kaotajaks, siis lõppkokkuvõttes te tulete sellest olukorrast välja nagu võitjana. Et see on siuke nagu karma kaart. Ja muidugi see kaart soovitab ka teil olla aus ja õiglane enne kõiki iseendaga ja siis ka teistega ja läbi selle siis ka universum saadab teile ausaid ja õigeid lahendusi ja võimalusi. Muidugi teise kaardina on siin nüüd väljas müntide 2, ehk siin põhimõtteliselt on number 2 kaarti kõrvuti, et 11 on 1 + 1 on ka 2, on ju. Et number 2 või 22 võib siin ka kalade jaoks midagi tähendada. Müntide 2 muidugi on siuke paindlikkuse ja võimalustega mängimise kaart ja ta räägib ka heast kohanemisvõimest. Kahed tähendavad alati ikkagi mingit valikuvõimalust, et kui siin valikuvõimalust on, siis see on ju positiivne. Aga müntide 2 võib siis mõnikord öelda seda, et teie ellu peaks tulema mingi nagu muutus. See võib olla mingi materiaalne või tööalane muutus selle mündiga. Aga justkui see kaart siis ütleb, et kui te suudate hästi kohaneda selle olukorraga, siis te suudate pöörata selle nagu enda kasuks ja on võimalik siis justkui läbi selle olukorra või võimaluse teil hästi palju nagu areneda. Aga te peate oskama ise siis mingi teatud võimaluse või mingi teatud valiku nagu ära kasutada. Ja kolmanda kaardina, kolmanda kaardina on siin kalade jaoks väljas mõõkade 3.
ja noh, mõõkade 3 on pigem negatiivse energiaga kaart, ta tähendab niisugust nagu südamevalu, võib tähendada mingit petmist, valetamist, mingeid saladusi, noh, ta on tihti niisugune kolmandate isikute kaart, samas ta ei pruugi tähendada kolmandaid isikuid, ta võib ka tähendada mingeid segavaid faktoreid, et ma ei tea, kas armastussidet segavad mingid sõprussuhted, töösidemed, hobid võivad ka töösidemeid segada, siin mingid armastussuhted, sõprussidemed ja hobid, et igal juhul te peate natukene ettevaatlik olema. Ja kui te olete nagu vallaliini inimene, siis kindlasti olge ka ettevaatlik selles suhtes, et kui teie suunas tulevad mingid uued isikud või näiteks mingid austajad, et siis kindlasti tehke ennem selgeks, et nendel inimestel ei oleks olemas mingit partnerit, sest mõnikord mõõkade 3 võib ka tähendada seda, et keegi üritab teid teha kolmandaks isikuks enda suhtes. Ja tegelikult see ei ole siis üldsegi nagu hea energia, millega kaasa minna, sest kui te sellise asjaga lähete nagu kaasa, siis tegelikult te tõmbate endale sellega nagu selle halva karma kaasa. Ja õigluse kaart just siin alguses ütles, et tasub jääda ausaks, õiglaseks enne kõik iseendaga ja siis ka teistega. Ja kui te teate, et te teete moraalselt midagi nagu valesti, siis sellistest olukordadest tasub nagu välja astuda. Aga vaatame, mis siin lõpetuseks tuleb Kuutaru pakist kaladele. Mis on siin lõpetuseks tulemas Kuutaru pakist kaladele? Mis on tulemas siin Kuutaru pakist kaladele? Ahaa, ja conclusions are within reach või? Jep, conclusions are within reach, ehk siis mingid lahendused on peagi teieni jõudmas ja võib-olla see lahendus ongi siis täpselt see, mida ma just teile ütlesin, et tasub teha moraalselt siis õigeid asju ja võib-olla siis see eneseväärikus tasub nagu alles jätta. Ja ei tasu siin mingeid siukseid kolmandaid osapooli enda ellu lasta või ise kellegi elus kolmandaks osapooleks hakata, sest ilmselt see olukord ei vii teid kuhugi ja tegelikult universumi suhtes on ka see siuke nagu ebaaus energia ja kui te olete ise ebaaus, siis on ka universum teie vastu ebaaus, et tasub jääda ausaks ja muidugi müntide 2-ga siis tõesti on siin võimalus, et te saate pöörata selle mingi olukorra enda kasuks, et võib-olla te olete hetkel siukses olukorras, et kas te olete kolmas pool mingi suhtes, et siis tasub sellest nagu välja astuda ja see universumi silmis on siis nagu väga hea siuke žest, et liikuda positiivse energia poole. Kalad. See oli siis teie detsembri esimese poole lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, kui meeldis, oli meeldiv ning kohtume varsti taas.